tere, armsad teekaaslased, teeme kaardi lugemise nädalale 7. aprillist alates. ja koos selle nädalaga algab ka uus 13-päevane tsükkel. ja selle energiatsükli ülesanne on aidata meil ärgata maagilisele vabanemisele, tervenemisele, kergendusele, julgusele, valgusele ja eelkõige siis tulema sellesse kohta, mida me võime nimetada enda sees, enda sisemise võluri äratundmiseks, et selleks, et kogeda oma elus tõesti suurt armastust, suurt rõõmu, suurt rahulolu, ei ole meil vaja siis mitte nii-öelda nagu neid kogemusi taga ajada, vaid võtta kõik need asjad enda elust eest ära, mis meid on takistanud sellist elu elamast, on need uskumused, harjumused, mingid sundused, mida me oleme endale seadnud, mõtted, mida me oleme üle võtnud või õppinud, kuidas peavad asjad olema, aga meie jaoks on hoopis teistmoodi. Ehk siis see on selline loomulikkusesse tagasi tulemise nädal ja meid tuleb toetama selles väga võimsalt ongi loodusega suhtlemine, looduses olemine, looduse tähelepanemine, kas või looduse vaatlemine ja looduse tunnetamine võivad aidata meil avaneda väga ilusad uued mõistmised. Et praegu kaunil kevadisel ajal me oleme justkui ka nagu praegu puud lähevad lehte, siis ka meie kasvatame endale uued harjumused ja uued uskumused ja uued programmeeringud, mille kohta me võiksime öelda, mis on siis armastuse kohaselt elamise elustiil. Ja sellel nädalal ongi siis soovitatav hästi päevikut pidada, üles kirjutada oma unistused, oma mõtted, oma abipalved. Et kui tunneme, et ise ei oska, ei saa, siis me võime alati pöörduda algallika poole ja hakkame nägema ja mõistma, kuidas kõik, mida me küsime, nii ka meie elus minema hakkab ja mida rohkem me usaldame igasugust voogu, mis meie elus on, seda kiiremini meie unistused täituvad, sest et universum näeb, et me teeme temaga koostööd ja universum saab meid alati parimal moel juhatada. Et see on samamoodi nagu kui autoga sõidame, siis paneme GPS-i, et vaadata, kuhu aadressile me läheme ja siis GPS juhatab meid. Et samamoodi on elus, et kõigepealt meil on vaja otsustada, kuhu poole me liigume ja kui on tunne, et on mingid takistused, siis me saame mõista ja taibata, et tegelikult kõik takistused meie elus on alati toetuseks. Mõned takistused toetavad meid selles, et me õpime neid takistusi vabastama, aga teinekord on mingisugused teatavad piirangud ja nii-öelda inimese mõistes ebaõnnestumised tegelikult meile märguandeks, et on vaja liikuda kas teises suunas või teistmoodi. Et kui mingid asjad ei õnnestu, siis see on selleks, et me mõistaksime, et asjad tahavad õnnestuda veelgi paremal moel kui see, mis me senini oleme arvanud. Nii et vaatle igat kohta kui enda abilist, on siin sõnum. Ja tee oma elus korrastust, ümberkorraldust, et kui sa tunned, et mingisugused segadused sinu sees või sinu ümber häirivad sind, siis võta aega, et oma mõtteid korrastada, oma uskumusi, oma arvamusi, oma elukoht, oma rahaasjades, et tee korrastus selles, mis praegu on ja tee plaane selleks, et kuidas tulevikus võiks asjad minema hakata. Et selline jumalikkuse, juhatuse jaoks ruumi tegemine on tarvilik läbi
meditatsiooni saame siis seda teha. Ja parim, kuidas me saame läbi meditatsiooni abi küsida, ongi see, et enne kui me mediteerime, siis me kirjutame üles, mis teemas me abi soovime ja mis laadi ressursse me elult soovime ja mille jaoks me neid ressursse soovime. Et ei ole midagi halba selles, kui küsime, et ma soovin suuremat rahaküllust, aga siis otsustage seda, et mille jaoks sa seda vajad. Et siis saab elu hakata sulle, kui sa seda õiget motivatsiooni kasutad, õiget taotlust, mis on su südamega kooskõlas, siis hakkab sulle ka inspiratsioon voolama, kuidas seda kogemust ellu viia. Et soovitus on, et ära eralda ennast teistest inimestest, et suhtle ja õpi tundma erinevaid tahkusid ja eriti oluline on just partnerluses. Et kui sa oled suhtes, siis kõik loomine käib alati läbi teie mõlema energia. Et kui mees ja naine on koos, siis enamasti on nii, et meesenergia on kutsutud looma siis rahaküllust ja maist heaolu. Naisenergia ülesanne on seda kõrget sagedust luua ja tuua. Aga kui need rollid on läinud ka teistpidi, kui te olete sellega õnnelikud, siis on hästi, aga kui ei ole sellega rõõmutunnet, siis tasuks koos oma kaaslasega tunnetada, mismoodi see kõige õnnelikum versioon teie elust võiks välja näha, et siis on vaja nagu koos seda arutada ja mõtiskleda ja tunnetada ja paluda algallika juhatust, et siis saakski asjad niimoodi minna, nagu te seda kõige rohkem tahate. Et meie elu eesmärgi püstitus ei seisne siis selles, et me võimalikult palju rahaküllust looksime selles kehastuses. Ülesanne on see, et kõik saavad täita seda ülesannet, millega neil kaasneb kõige parem enesetunne. Et see on kõige tähtsam ja ma ütlen seda ka, et igal paaril, igas suhtes on omad dünaamikad. Nii et ei ole nii, et kõikidel peab ühtemoodi olema, et tähtis on see mitte vormiline, mida te loote, vaid see, mis tundega see loomine on, mis tundega toimub edasi liikumine ja mis on see õige tunne, see õige tunne on siis, kui meil on ka õiged mõtted, et see kõik käib kooskõlas, et vasak ja parem ajupoolkera oleksid harmoonias, on tarvis seda, et me teeksime asju õige tundega ja me väljendaksime seda, mis on meie jaoks kõige õigema tundega. Ja see toob omaette sellise teema praegu, ma tunnen, et kui ma seda infot praegu kanaldan, siis ma tunnen ka, et see tuleb nagu mingite huvitavate nagu pakettidena, et see teema, mida siis elu suunab meid praegusel hetkel sellel nädalal mõistma, on see, et universumi silmis ei ole midagi võimatut. Et see, kes seda võimatust loob, on meie enda kahtlev meel. Kahtlev meel tuleneb sellest, kui mõistus ja süda ei ole ühenduses. Ja see on selline plokk, mulle näidatakse konkreetselt telliskivi, et kui see tellis on seal pea kohal, et see, mida mina tahan, seda nagunii ei saa, siis sellest tellisest läbi murda universumi lausa ei tohi. Mõistate, et siin on vaja kasutada hästi selgelt vabat tahet, aga mina soovin. Universum näita, kuidas see käib, et siis see avab ja see tellis justkui puruneb ja see tellise energia, mis on olnud takistuseks, muutub meile toetuseks. Ja kuidas see toetuseks muutub, on läbi selle, et aga ma usaldan enda sisetunnet. Ja siis see tellis muutub justkui su ees selliseks sillaks ja kõik need uskumused, mis on olnud meid pidurdavad, kui me neist teadlikuks saame, need tühistame ja selle asemel loome uskumuse. Aga mida ma tegelikult soovin uskuda ja mille kohaselt ma soovin oma elu elada, siis kõik need uskumused, mis sellel nädalal ja järgneva 2 nädala jooksul nüüd üles kerkivad, need võimatuse kohad, need ärevuse kohad, need kohad, kus me ei julge ennast siduda nende
kogemustega, mida me tegelikult tahame läbi oma tahte, me ei julge isegi tahta, siis need kohad, need eraldatuse ja hirmu ja nagu kokkutõmbumise kohad tulevad esile, need tulevad nähtavale, nendest saavad meie jaoks just need tellised, millest me ehitame silla üle selle võimatuse kuristiku võimalikkuse maailmasse, nii et järgnevad 2 nädalat ongi siis võimatust võimalikkusesse liikumine. Ja see nõuabki sisemist korrastust, sisemist tähelepanelikkust, taipamist, tundlikkuse lubamist, et ma luban endal tunda seda, mis iganes minu sees selline vastuolulisus on olnud, et ma siis ei ürita seda kuidagi alla suruda, vaid ma tunnistan, see on see tellis, aga selle tellise ma muudan hoopis selleks, mind toetavaks uskumuseks. Nii et siin on oodata, ma ütleksin, ma prognoosin, see on nagu ilmaprognoos, et kas tuleb nagu päikseline ilm või pilvine, et on oodata, kui sa ei ole praegusel hetkel täpselt selles kohas, elustiilis, elu valdkonnas, võib-olla isegi tegutsemas, kuidas sa tegelikult tahad tegutseda, siis on oodata nii-öelda nagu pilvist ilma ja sajabki rahet. Mõnes mõttes energeetiliselt võid tajuda, et selline jahedam ja selline ärevusse toov energia, aga see liikumine, mis tänu sellele ebamugavusele tekib meis sees, ongi selleks, et meid äratada üles oma uskumuste süsteem ümber häälestada. Just. Ja me saame väge iseendalt, sest meie süda ei maga, süda on kogu aeg ärkvel, meie mõistus võib küll vahepeal magada ja mitte uskuda ja nagu mitte südant kuulata, aga siis me saame ennast koolitada ja treenida tagasi südame kuulamisse, nii et võite siis kuulata ka seda minu tasuta videot YouTube'ist, võluvõti number 7 südamehääle kuulamine, kes soovib, et enda südame käest jälle juhatust saada, sest nii kui me oleme südames, on jälle maagiline voog tagasi. Ja kui maagilist voogu ei ole, siis ikka ja jälle tulla südamesse, et need valguse seemned külvata, uued uskumused teadvustada, universumiga kokku leppida, päevikusse üles kirjutada, universumiga uued lepingud teha, et elu saaks hakata voolama uues energias. Ja selleks, et seda muutust teha, vaja saada teadlikuks vanadest, nendest nii-öelda takistavatest blokeeringutest ja need ümber transformeerida meid toetavaks ja jõustavaks toetuseks, ütleme siis nii. Ja läheme siis kohe nädalapäevade kaupa energiat ülevaatuse juurde. Esimene päev ongi siis energiatsükli algus, kus võib meile tulla sellist põnevat, isuäratavat, hõrku aroomi, ütleme siis kutsuvat tunnet mingi kogemuse suhtes, et tunneme, et mingi asi justkui maagilisel moel tõmbab mind enda poole ja kui ma ei tunne ära, mis mind enda poole tõmbab, siis on tarvis võtta rahulikku endaga olemise aega, panna kõik segajad kõrvale mingiks ajaks, veeta vaikuses omaette olemise aega, et keskenduda sellele, aga mis on minu elus tegelikult oluline. Ja vahel on kasulik mõelda nii, et kui näiteks aasta pärast, kus ma tahan olla, ja siis ma vaatan, aasta pärast ma tahan, et mu elu oleks selline, aga mis minus peab muutuma, mis uskumused mul on vaja ümber teha, et ma ei looks mitte samasugust elu, nagu ma seda senini olen elanud, vaid mida mul on vaja uskuda, et mu elu saaks muutuda loomulikul moel selliseks, nagu ma seda tahan, et see aasta pärast oleks. Mida mul on vaja teisiti uskuda. Ja
võid appi paluda siis peaingel Raagueli. Raaguel aitab leida õigluse ja õiglus ei tähenda siis seda, et me peame kõik kogu aeg enda heaolu nii-öelda nagu laiali jagama, vaid et õiglus tähendab tasakaalu, et kui sa soovid elus palju anda, siis on vaja ka julgeda palju vastu võtta ja endasse panustada. Et selleks, et me saaksime jagada, on meil tarvis, et meil oleks, mida jagada. Kui tahad jagada head energiat, siis on vaja, et sa oled ise heas kohas, piisavalt heas kohas, et sul on, mida jagada. Et selle päeva energia siis kutsubki eelkõige isiklikul tasandil vaatlema oma isiklikku elumissiooni ja seda, kuivõrd varustatud me praegu oleme nende ressursside ja vahendite ja energiatega, mida me vajame, et oma eluülesande missiooni täiel määral täita. Ja kui me ei tea isegi, mis meie eluülesanne on või kuhu suunas liikuda, siis võid paluda appi peaingel Jouli, kes aitaks sul häälestuda oma kõrgema olemusega, et voog saaks hakata sind kandma, et sa hakkaksid nägema, nii et hea taotlus on kasutada sellist uskumust. Ma olen nii õnnelik ja tänulik, et eluvoog juhatab mind täiuslikul moel. Minu jaoks laheneb kõik alati suurepäraselt. Elu kannab mind väga hästi ja ma saan väge universumilt, minnes oma tõe teed, oma südame teed, on mul alati kõike piisavalt. Ma olen tänulik, ma olen õnnelik, et kõik läheb suurepäraselt. Et siin on vaja olla hästi avatud sellel päeval. Selle päeva võtmesõna ongi siis avatus oma kõrgema tõe äratundmisele ja väljendamisele ja avatus oma eluülesande lahti rullumisele kõige kõrgemal moel. Et sellel päeval ei tasu oodata, et keegi teine tuleb sulle, ütleb ette, mida sul on vaja teha. Et siin on vaja endaga, iseendaga hästi hea kontakt saavutada. Ja kui sul on seda raske iseseisvalt teha, siis loomulikult võid kasutada mingit meditatsiooni, mingit teraapiat, mingit praktikat, mida sa oskad, et ennast aidata kõrgemasse sagedusse. Lahendused on alati nähtavad kõrgemas sageduses, kui seda on tekkinud probleemid või vajakajäämise kohad. Teisipäev, 8. aprill. Energiatsükli teine päev on alati selline väljakutsepäev, mis kutsub meid nägema ja taipama, miks ei ole varasemalt läinud asjad nii, nagu me oleksime soovinud, et see koht saaks terveneda. See on lihtsalt energiatsüklite oluline etapp, on avaneda veelgi kõrgemale tasandile. Iga 13-päevane tsükkel aitab meil samm-sammult tõsta oma teadvuse taset. See on normaalne, see on igapäevane protsess, see on loomulik protsess, aga seda teadvustades me võime mõista, et kui sellel päeval tuleb üles mingisugune, ütleme, selline suur küsimus, et miks nüüd nii on, siis me võime vaadata, mida ma olen varasemalt uskunud, miks ma olen praegu ebastabiilses kohas enda sees, mida ma olen unustanud luua enda sees või mida ma olen arvanud end mitte väärivat, et siis nagu me nädala kokkuvõtte energiates rääkisime, siis selle ülesanne, nende ebamugavuste ülesanne on meid kutsuda looma meid toetavad ja jõustavad uskumused, taotlused, otsused. Ja väga hea taotlus on sellel päeval ongi stabiilsus. Ma taotlen stabiilset voogu. Ma taotlen oskust mõista, näha ja luua, mida ma tõeliselt soovin. Ja huvitav on see, et kui vahetevahel
mingite protsessidega võib minna kauem, et sa lood küll mingi otsuse, aga tulemused tulevad tüki aja pärast, siis selle päeva energia on hästi huvitav, et sulle tuleb visioon ja niipea, kui sa seda visiooni õigete sõnadega nimetad, et jah, seda ma tegelikult ma soovin niimoodi elada, siis koheselt energia muutub, et on nagu selline kohese saavutuse jõud. Ja sa ei pea tähistama, et sellel päeval on mingisugune tohutult keeruline ülesanne, see võib olla lihtsalt see, et sa saad aru, et ahah, sellele kogemusele ma tahan seda detaili juurde veel, aitäh. Ja niipea, kui me seda otsustame, siis on võimalik, et see koheselt ka manifesteerub, toimub mingisugune inimese tasandil mingi tegevus või kogemus, kus see koht saab koheselt tervenetud ja tervendatud tänu sellele, et sa ei hoidnud tagasi enda tahtmist, et oleks veel kas või natukene midagi parem. Et siin on kohese manifesteerimise jõud väga suur, aga selleks, et sa saaksid seda manifesteerida, on sul vaja, et see visioon või see tunne, mida sa siis kogeda tahad, et sa hoiad seda, et tegelikult ma tahan nii, või sa väljendad seda, julged öelda, et kuule, aga võiksime selle asja praegu hoopis nii teha. Et selline vahetu, julge elujõu kantuse usaldus, ütleme nii, et nii kui tunne tuleb, ma kohe väljendan või ma kohe teen või jätan midagi tegemata. Praegu ei ole tunnet, siis kuule, praegu ei ole seda tunnet, et siis jätta tegemata, et see võib ka olla vajalik etapp. Et igaüks tunneb sellise loomuliku sisetunde järgi ära, mis kõige parema tunde tekitab, kui me mõtleme tulemustele. Ja see võib olla selline väga-väga edukas läbimurdepäev, kus me saame aru, et ahah, nii kui ma usaldan oma loomulikku instinkti, siis koheselt asjad laabuvad. Ja seda on meil vaja õppida, sest et kuidas me oma elu maagilisel moel luua saame, me saamegi luua läbi selle, et me oleme loomulikud, kuna loomulikkuse jõud, armastuse jõud meist suunab meid kogu aeg astuma tegelikult õigeid samme. Meil on vaja lihtsalt usaldada ja siis, kui me näeme, et see tõesti töötab, siis olla ka tänulikud ja tähistada ja jagada seda. Tead, kui tore, praegu mul oli selline kogemus ja otsustasin teha nii, nagu mul tunne on ja asjad laabusid. Et nii kui sa hakkad teadvustama, kuidas sa oledki maagiline võlur enda elus, annab sinu tulevastele maagilistele projektidele uue jõu. Nagu ma ütlesin, siis universum kogu aeg jälgib, kus me oma arengus oleme. Niipea kui me taipame seda, et me loome universumiga koostöös, siis universum hakkab meile tooma järjest nagu suuremaid ressursse või suuremaid õnnestumise kogemusi. Selline põnev võlumise tsükkel, mis meil siin on, õpetabki meid siis oma elu maagilisel moel uueks looma. Kolmapäev, 9. aprill on aeg esitada küsimusi, õige küsimus iseendale või ka kellelegi teisele võib aidata avaneda uuel valgusel, uuel tõel. Ja kui kohal on valgus, kohal on transformatsioon, valgus toob alati transformatsiooni, see on nagu selline sisemise tuleelement, valgus valgustab kõik läbi ja põletab siis need ebatõed meie elust. Et igasugune valgusega töö, valgustöö, võime siis niimoodi öelda, ongi julgus on võti, mis avab meid valgusele. Et väga paljud inimesed, kes tegelevad ka varjutööga ja igasuguste blokkide äratundmisega enda sees, et see on nagu üks viis, kuidas maailma vaadelda, ei ole õiget ega valet viisi,
aga selleks, et julgeda oma tõeline valgus, oma hing, oma kõrgem potentsiaal vastu võtta, selleks on tõesti julgust vaja. Selleks on vaja vaprust. Sest et meie lõpmatu olemus on niivõrd võimas, on nii ilus, on nii sügav, on nii puhas, on nii ääretu piiritu õndsus, et miks paljud ei julge seda vastu võtta, sest kardetakse sellest kas ilma jääda või kardetakse seda, et see ei ole tegelikkus ja pööratakse ringi ja tullakse jälle nagu illusioonide reaalsusesse. Või otsitakse põhjuseid, miks ma veel ei vääri. Et siin võib-olla, põhjuseid võib palju olla, aga küsimus, mida võiks sellel päeval endale esitada, on see, aga mis siis oleks, kui ma julgeksin praegu täielikult ära tunda, kes ma tegelikult olen? Mis siis toimuks? Ja siis, kui ma selle koha endas ära tunnen ja tunnetan ja taipan, siis ma näen ka selgelt, millel on mul vaja oma elus minna lasta. Näiteks sellest taipamises, kes ma tõeliselt olen, ma saan aru, ma ei pea kunagi endas kahtlema. Ma ei pea kunagi kahtlema selles, kas elu tahab mulle parimat või mitte. Et siinkohal, kui on tunne, et ikkagi oma tõelist valgust on raske vastu võtta, siis oleks väga kasulik leida endale kas õpetaja, mentor, teejuht, kes ei karda valgust, kes ei karda tõde, kes armastab armastust, on armastusele pühendunud ja on austav. Et üks viis, kuidas me tunneme ära, kes on hea õpetaja, on see, kes ei räägi teistest mahategevalt või hukkamõistvalt, sest see, kes mõistab hukka teisi, ei ole veel päriselt valguses kohal. Neid õpetajaid ja neid inimesi on ka vaja, aga kui sa tahad päriselt lõpuni oma valgustunud maagilisse olemusse välja jõuda, siis läbi eituse sinna ei saa, et saab läbi elujaatuse ja aktsepteerimise ja austamise ja selline vastandamine, enda vastandamine teistega on esimene märk selle kohta, et see inimene ei ole veel tegelikult lõpuni valguses kohal. Võib-olla tal on veel väga paljud nii-öelda kihid nähtavad, aga kui ei ole lõpuni austust elu suhtes, siis ei ole lõpuni terviklikkust. Et siin tasub olla lihtsalt hästi tähelepanelik, kelle intellekti energiatega sa lubad endal lõimuda, sest me oleme kõik siin armastuse teenistuses, aga kui mõni inimene on veel varjude teenistuses ja hirmude teenistuses, siis selles kogemuses ei ole veel täit vabanemist oodata. Täielik vabanemine tuleneb sellest, et me lubame endal kõikidest nendest mürgistest eluhoiakutest, mõtetest, lugudest lahti ühenduda. Me ei võta osapooli nii-öelda nagu, ei lähe nagu vastasmängijaks millelegi ega kellelegi, vaid me tõuseme nendest meelemängudest kõrgemale, duaalsustest kõrgemale ja mürkidest kõrgemale. Et see võib olla ka selline päev, kus me saamegi aru, et see, millel on vaja meie elust minna lasta, ongi mürgised mõtted, õpitud hoiakud, sisemised vastupanud ja sisemised nii-öelda nagu sellised piiravad uskumused, mis on meid pannud arvama, et ma olen veel nii saamatu, ma veel ei oska, et jah, tema oskab, aga mina ei oska. Et miks ma seda räägin, sest ma olen näinud väga paljusid väga imelisi hingesid nii tohutult vaevlemas, sest keegi nende arvates õpetaja andis neile valeinfo ja seda on nii kahju näha, kui keegi nii kohutavalt palju kannatab, sest et ta on kas millestki valesti aru saanud või siis on edastatud lausa tahtlikult piirav info mingitel
egoistlikel põhjustel. Nii et siin tasuks panna kõik küsimärgi alla, kõik, mis ei tekita head enesetunnet, ma soovitaksin kõik panna universumi prügikasti ja keskenduda hästi sellele, aga mis tekitab head enesetunnet, sest meie viis, kuidas me siin planeedil oleme, planeedi teenistuses, ongi läbi selle, et me kanaldame võimalikult palju armastust, ehk me elame võimalikult sellist elu, mis meile kõige rohkem meeldib. See on meie kõikide ülesanne, kuidas see vormiliselt väljendub, on siis iga hinge puhul erinev. 10. aprill, neljapäev. 10. aprill on suure arengu päev. On aeg sõnastada oma tunnetused, et me saaksime aru, kuhu suunas me teel oleme. Sõnastamine toimubki parimal moel tavaliselt läbi kirjutamise. See tavaliselt toimub palju paremini kui suusõnaline rääkimine või mõtlemine, sest et kui me midagi välja kirjutame, on selles nii-öelda mustvalgelt meie nina all kirjas, mida me siis nüüd loome, kuhu me oleme teel. Rääkin siin sellest, et sellel päeval on siis aeg hakata mingisugust nagu sõnastust ja vormi tooma sellele, mida me oleme tundnud, et nüüd võiks hakata uuel moel toimima, mingisugune struktuur, toimimisviis, mõttelaad, uskumuste süsteem, mida iganes oli siin tarvis kohendada, mida me oleme eelnevatel päevadel ära tundnud, siis nüüd on aeg hakata tunnetama ja sõnastama selgemalt. Ja selle päeva ülesanne on siis meid natukene korrale kutsuda, et me tõesti ärkaksime enda kõrgemale enesetundele, terviklikkusele. Terviklikkus ütlebki seda, et ma väärin armastusküllast elu, ma väärin sellist elu, mis mulle tõeliselt meeldib ja see on minu jaoks võimalik. Ja eriti suur murrang võib siin olla sellel päeval just nimelt armuasjades, partnerlussuhetes, kuna väga tihti, mis on ju juhtunud, on see, et suhetes ei ole täit voogu, sest et ei ole olnud täiesti lõpuni ausat eneseväljendust. Aga tegelikult ausus on armastuse oluline komponent, ilma tõeta ei ole tõelist armastust. Et kui me ei julge olla lõpuni ausad, lõpuni tõesed, siis me tegelikult ei anna armastust selles suhtes, vaid oleme pigem hirmul olnud orienteeritud. Ja selle päeva energia kutsubki siis meid kõiki neid kohti, kus me varasemalt oleme midagigi alla surunud, seda siis tooma hästi selgelt nähtavaks ja ka selgelt ja rahuküllaselt väljendada. Esiteks iseendale ja siis ka oma partnerile või inimestele, kellega me suhtleme, et see toob sellise suure tervenduse voo. Nii et esiteks on siis väga kasulik igal hommikul, kui ärkad ju ennast häälestada kõrgemasse potentsiaali ja seejärel hakkad sa toimima harmoonias looduse iseendaga, et esiteks ma soovitan hommikul teha joogat, hingamisharjutusi ja mediteerida, enne kui me muude asjadega hakkame tegelema, et me oleksime ise hästi iseendaga kontaktis. Ja mida need vaimsed praktikad aitavad meis luua, on sisemine avarus. Kõik need vabastavad hingamised ja vabastavad antsimine ja kõik see, mis vabastab, loob meisse ruumi, kuhu saab tulla armastuse juhatus, et me lihtsalt ei teeks harjumuse pärast või kohusetundest või hirmu pärast asju, vaid me teeme sellepärast, et armastus juhatab meid. Loomulikkus alati juhatab meid elama kõige armastusküllasemat elu. Kui me oleme tervislikud, ütleme siis nii,
et siin on vaja selgelt vahet teha, et kas see, mis me peame loomulikuks, on meid toetav või mitte, et loomulikkus siin tähenduses, kuhu me oleme kutsutud tulema, ongi siis elu jaatav, elu toetav ja kõige õnnelikum ja kõige terviklikum ehk ka kõige tervislikum elamise viis. Et kui me otsime vabandusi, miks ma ei saa veel olla tervislik või terviklik, siis tasub neid kohti ka ausalt vaadata, aga mida ma praegu siis loon, miks ma loon niimoodi, mida ma siis sellega üritan saavutada ja kas see toob mulle need vajalikud tulemused või on tegelikult tark midagi siin praegusel hetkel muuta. Ja selle päeva energia räägibki siis armastuse koidikust, et praegu mis iganes meie eludes toimunud on, nüüd on uute alguste aeg, keeratakse uus lehekülg, toimub muutus. Ja see muutus saab vormilisse kujusse, mitte ainult siis, et me unistame mingist muutusest, aga see saab vormi jõuda läbi selle, kui me väljendame ennast. Ja me lubame endal usaldada, et see, mida ma tegelikult tahan, seda tahabki elu mulle tegelikult ka tuua. 11. aprill, reede, on aeg väestada iseennast, et kogeda peegeldustest tulenevate infovoogude mõju. Mida see tähendab? See tähendab seda, kui sa oled madalas energias, siis sa näed peegeldustena elu poolt seda, mida sul kõike on vaja vabaks anda. Kui sa tuled kõrgesse energiasse, mis on sinu algne essents või võimalikult lähedale sellele, siis hakkad peegeldustena kogema sellel päeval kõike, mis tundub imeline ja vägev ja sa tunned, et vau, ma olen tõeline oma elutäht. Ja kui sa parasjagu ei tunne sellel päeval, et vau, mu elu on lahe, siis see on sulle kutse, et aga võta aeg maha, lõõgastu, lõdvestu ja leia see valgus enda seest, et elu saaks sulle hakata seda valgust peegeldama, kes sa oled, miks sa siin planeetil oled. Elu tahab, et sa julgelt avaksid oma tiivad, elaksid täielikult enda tões. Et kes siin mäletab, siis see eelmine energiatsükkel, mis oli meil siin eelmisel nädalal, kutsuski meid hästi ausalt enda tõde väljendama, enda väes elama. Ja sellel päeval sa näed nüüd, kas sa õppisid piisavalt selgeks, kas sa said aru, mida eelmine nädal sulle õpetada tahtis eelmised 2 nädalat. Või sa vajad praegu järeleaitamistunde ja ei ole ka midagi sellest, kui sa vajad seda järeleaitamist. Sest et elu ütleb, et ükskõik, mis su elus praegu on, niipea kui sa alistud, lased lahti sellest, mis hetkel on, ehk aktsepteerid seda praegust, mitte ei hakka sellele enda peas vastu, aktsepteerid ja lubad endal need nii-öelda segajad korraks kõrvale panna, et sa ei keskendu nendele lugudele või inimestele või situatsioonidele, millega seoses sul oli tunne, et vau, see küll ei ole kuidagi võimalik, et sa lased endal selle klammerduval minal nii-öelda surra, et sa klammerdud ja hoiad kinni, oi, ma pean selle kõik korda tegema kohe praegu. Lased selle lahti ja tuled lõõgastusse, on see kas või meditatsioon või looduses jalutamine, mingid laadid teisene kogemus, mis tõstab su sagedust, siis sa hakkad koheselt tajuma esiteks iseennast uuel moel ja selles uues sageduses sa tunned ära, mis on tegelikult oluline praegusel hetkel tähele panna. Et kui on sellel päeval selline takerdumise, puselemise tunne, siis see on sulle märguandeks lülita kõik need segajad välja niipea, kui sa saad ja tegele hoopis mingi muu asjaga, mis on sinu jaoks tore ja kogu su päev pöördub paremusse.
et siin on selle päeva ülesanne ongi sulle näidata hästi suurt pilti olukordade kohta. Kui sa suurt pilti ei näe, siis sa oled liiga ninapidi detailides, siis tule nendest nii-öelda 2 sammu tagasi, astu nendest olukordadest välja niipea, kui see on tervislik ja võimalik sinu jaoks. Ja häälestu suurema pildi nägemisele ehk lõdvestumisele, siis automaatselt meile näidatakse suuremat pilti. Et see on selline päev, kus me õpime nendest uskumustest välja tulema, mis ütlevad, et oi, ma pean sellega tegelema või kui ma seda ei tee, oi, mis siis kõik on. Et need ebakõlalised uskumused lihtsalt uhutakse meilt minema selleks, et me tuleksime täielikult oma särasse, oma ilusse, oma vägevusse ja selles uues kõrges sageduses, kuhu sa ennast sünnitad läbi nende uute uskumuste, mis sulle tulevad, siis hakkab elu sind ette valmistama täiesti uueks elufaasiks, nii et see on selline pöördelise tähendusega päev. Siin võib-olla natukene pisut juba sellist täiskuu mõju, täiskuu tuleb meil 13. aprill, aga pisut võib juba olla selline intensiivistumine, aga see intensiivistumine on väga hea selleks, et me julgeksime ennast sünnitada sellesse uude iseendasse, et praegu on imeline aeg, et oma visioonidele keskenduda sellele, mida sa tõeliselt tahad, sest ma tuletan meelde, käimas on maagi ärkamise energiatsükkel, meie sisemine võlur ärkab oma maagivõimetele veelgi võimsamalt. 12. aprill. 12. aprill räägib meile käivitusest. On toimumas suur algus, suur käivitus uude voogu tulemiseks. Ja see võib olla selline koht, et on alguses tunne, et ümberringi on torm või mingi olukord on nüüd kui selline tormine ja välku lööb, aga see välgu energia näitab sulle täpselt ära, kuhu suunas sul on vaja nüüd liikuda. Et nii nagu kui looduses müristab ja lööb välku, korraks lööb kõik valgeks. Et ükskõik mis situatsioon praegu elus meil üles kerkib, on oodata suurt taipamist, suurt ärkamist, suurt tasakaalustumist, sest nii kui me näeme selles valguses ära, ahah, aga tegelikult ma tahan hoopis seal praegu olla, mitte siin istuda, siis loomul tasa meie vägi suureneb, sest tekib entusiasm, tekib taipamine, tekib voog, tekib entukas, et seda liikumist teha. Ja me saame aru, et ahah, kuidas ma saan nüüd nii teha, et oleks suurem tasakaal ja õnnelikum elu. Ja see torm ei pea tulema mingi ebamugavusena, see võib tulla ka väga suures ekstaasihoos, see võib tulla ka koos oma kallimaga aega veetes intiimses keskkonnas, et ole valmis selgeks arusaamiseks. Ja võid teha ka taotluse, ma taotlen taibata, mida mul on vaja taibata, ma taotlen näha, mida mul on vaja näha, aitäh, et ma mõistan, mida mul on vaja mõista, aitäh, et algallikas suunab mind praegu täpselt õigesse kohta õigel hetkel tegema täpselt õiget asja. Et siin ei ole vaja absoluutselt karta, midagi ei ole vaja meil elus karta, vaja julgelt kõigest läbi minna ja õppida iseennast väärtustama. Meie ise oleme oma elus esikohal, meie heaolu eest vastutame ikka me ise ja seda, kuidas sina saad õnnelik olla, seda on sul vaja ise ära tunda, mis sind toetab. Kui sa tunned, et sa oled liiga löss, siis on vaja teha rohkem trenni, rohkem liikuda, oled liiga ülerabelenud, on vaja rohkem rahuneda, et sa saaksid juhatuse järgmisteks sammudeks oma elus, nii et hoia oma süda sellel päeval hästi avatuna, selle päeva sündmused kindlasti toetavad sind. Et see on väga valgustav ja väga suurt selgust toov päev. Ja 13. aprill olemegi jõudnud meie täiskuu pühapäeva, maagiline ja võimas
maagi ärkamise tsükkel on täpselt poole peal. Selle täiskuu energia võib näidata väga ilusasti seda, mil moel meie vaba tahte alusel valimine koheselt toimib. Nii kui meie midagi otsustame, ilmaruum kohe muutub tänu sellele. Kuni selleni välja, et sa võid lausa ilma seadistada nii, nagu sa tahad. Et siin on, mida selle päeva energia ütleb siis, et sa oled kutsutud elama valgustatud, inspireerivat elu ja oled kutsutud elama tõelise armastuse saadikuna siin maa peal. Aga selleks, et seda teha, on vaja julgeda, olla lõpuni aus ja olla kaastundlik. Et kui sa kedagi kuulad või midagi infona tunnetad, siis mitte selleks, et seda kedagit või midagi maha teha, vaid selleks, et üle ujutada kõik lõpmatu armastusega, et ära karda kõneleda, jagada, suhelda, sest sellel päeval omavahel kogemuste jagamine on ülimalt valgustav. See on ka portaalide avatuse päev. Nii et meile tuleb ka võimas juhatus kosmilisest plaanist. Aktsepteeri, võta vastu see info, mis sulle tuleb. Sa võid sellel päeval alla laadida ka väga suuri valguspakette, mis hakkavad sulle ennast ilmutama järgnevate nädalate jooksul lausa. Et sellel päeval saab teha väga suuri sisemisi tervendavaid transformatsioone, millel on pikaajaline positiivne mõju. Nii et kui sa oled mõelnud, et millal ma võiksin teha endale sellise pikema reiki seansi või mingisugust sellist sügavat maagilist protsessi läbi kogeda, siis see pühapäev on tõeliselt soosiv aeg. Täiskuu energia muidugi mõnedele inimestele võib olla üliintensiivne, nii et võtke rahulikult, ei ole vaja kiirustada, et see, et kui me tahame midagi palju alla laadida, ei tähenda seda, et me peame tohutult palju asju tegema või tohutult kiirustades mingeid asju tegema, vaid vastupidi, targu sõuad, kaugele jõuad ja seda, kuhu sa välja jõuad, seda on vaja siis vaba tahte alusel ise otsustada. Mina liigun armastusega kooskõlas ja siis tunnetad, mida sa armastad. Alustad lihtsatest asjadest. Ma armastan loodust, ma armastan loomi, ma armastan päikest, ma armastan sooja, mis iganes sinu seest kerkib. Et rohkem pöörata tähelepanu sellele, et sa räägid sellest, mida sa armastad, kuidas sa armastad, miks see sulle meeldib. Mida sa siis kõik teeksid, kui kõik lähebki nii, nagu sa kõike tahad. Et selline suur unistuste väestamise päev, mis toobki sulle pikaajalise suure edu. Väga hea päev, et teha protsessi koos teistega, kohtuda sõpradega ja oma edu hoovustele tõesti selline julge turbo taha panna, ütleme siis nii. Turbo loomise päev. Aga see saab toimuda tõesti, see unistuste täitumise kiirendus saab toimuda läbi selle, et sa ise valid. Mina valin, see on minu valik, ma olen nii otsustanud. Ma valin nii, aitäh universum, et sa toetad. Ma kutsun oma inglid, kaitseinglid, väeloomad, kutsun loodusvaimud endale appi. Vaatame, kes meile tuleb siin kõikidele väeloomaks sellel päeval ka. Palume algallikast juhata meid, kes tuleb sellel päeval väeloomaks meid toetama selles sügavas protsessis. Kui ilus meil tuleb põder, üllas energia. On aeg tähistada oma saavutusi läbi alandlikkuse tunnetades, et see ei ole isiklik, see on universum, kes läbi meie neid on loonud. Ja olla tänulik kõikide edukogemuste eest, mis on,
olla tänulik selle edu eest, mis meile on tulemas, olla juba ette tänulik, tänada, et nii võimsad väed on meile siia planeedile appi tulnud ja teadvustada, et ei ole mitte midagi, mida sa ei suudaks lahendada, et kõigel on alati lahendus ennem olemas, kui on probleem üles kerkinud, nii et pööra tähelepanu oma uskumustele, pea päevikut, tee maagilisi protsesse, vali kõrgeim elusaatus ja sa näed, kuidas maagilisel moel sa näed, vau, oledki oma elu võimas võlur ja kõik lähebki väga-väga hästi, nii et soovin teile imelist nädalat, loodan, et sellest kaardi lugemisest on teile abi. Mina igatahes tohutult naudin nende tegemist ja hiljem neid on nii hea kuulata ja vaadata iga päev. Et ma olen nii õnnelik ja tänulik, et ma saan teiega seda kõike jagada ja soovin teile südamest kõige südamlikumat elu, mis teie jaoks vähegi võimalik ja mis teie jaoks teie hing kõige rohkem soovib. Kõike kaunist ja aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Olge õnnistatud.